No nii, tervist sõbrad, olen Kriista, räägin oma tegevustest taksonduses. Härrased, on palju rääkida, ma tükk aega mõtlesin, kas teha pikem sissejuhatus või lühike. Poolitada ära rääkida video jooksul sellest ja on mida näidata, on millest rääkida natukene ja loodan ka teile tööd näidata. Nii et lähme kohe video juurde, nii et võtke endale tee kõrvale väike küpsis ja alustame. No nii, esimese asjana, mida ma tahaks teile rääkida, on seda, et minu käes on siis uus sõiduk taksonduseks ja oli rendis, ma kindlasti osad teist on näinud, aga eks ma näitan teile uuesti. Vaat selline universaalne iludus on minu käes praegu seisuga tehnika poolest, mis ma räägin. Automaat, diisel 1,5. Midagi ei olegi vaja teada, taksondus universaal. Muud ei olegi vaja midagi sellest teada. Ja sellega me täna siis proovime ka tööd teha. Vaatame, mis sealt välja tuleb, mis meil õnnestub. Nii, väljas on külm, kell on 8, laupäev ja me alustame. 2 korda alustasin. Ühesõnaga, lähme salongi ja ootame oma esimest tellimust. No nii, me oleme ootel praegu. See on Volt, tegin Volti ka täna. Vaatame, näitan teile ära juba. Ma olen tegelikult teinud paar tundi tööd. Vaatame, mis siin on. Maksed. Ei teagi, palju ma täna olen teinud. Ma veel ei tunne seda aparaati nii hästi. Vaatame ülevaadet. Paneme. Nii, ma ei tea, see ka ei ole see statistika, äkki statistika. Nii, täna me oleme teinud juba 22 eurot siin ja tegelikult me oleme Uberis ka juba teinud. Ma seda autot, näete, linn põleb, ma seda autot kasutan ainult Uberis ja täna me oleme ka mingi raha teinud. Ja, siin oleme ka. Näete, 12.47. Nii et ega ma pikalt siin ei oota, sellepärast, et Volti ma tegin ainult kella 8-ni, seal oli 25% tõstetud hind. Sellepärast tegingi, tahtsin 5 jõuda, jäin kodus magama, jõusin 6 siia laagrisse ja siin alustasin ja siin mind viskabki kogu aeg. Laagrisse ma tulin sellepärast, et ma siin pesin auto ära. Ja kella 8-ni ma siin tegin, kell ongi praegu 8 ja nüüd meil edasi läheb ainult Uber. Kott on mul ära peidetud, edasi läheb ainult Uber. Ja nii, sõit on meil tehtud, oleme Kakumäel, rikaste elamurajoon, oleme Kakumäel 4.38, ma mõtlen, kus kohas ma tulin, see on täitsa pükkis. Musta Vilde, Akadeemia Kadaka, kuskilt võt sealt kandist. Akadeemia Kadaka, võt see nurk sealt võtsime peale ja siia, mis sõit oli, kas oli äkki 6 kilomeetrit või? Vaat, et tulime 6 kilomeetrit, tulime 4.38. Praegu seisuga, ma ei tea, ei anna, põleb, seal on mingid Uberis uuendused tehtud, mis moodist töötab, ma aru ei saa. Et on mingid uued tsoonid tulnud, kui kiiresti auto jõuab ja siis on mingid punased veel. Ühesõnaga, väga kuradi siuke arusaamatu on. Et kindlasti taksojad ka vaatavad, et näete, et siin on, fokusseeru, ühesõnaga, siin on 1-4 minutit tuleb auto, et on ka mingi punakas. Ma ei tea, nüüd nõudlus on suurem seal siis vist. Võib-olla peaks, tegelikult ma liigun nagu nii sinnapoole, vaatame, kuidas tee peal tulistab.
Et ütleme, et videos on algus pandud, esimene tellimus tehtud, nii et vaikselt liigume sinna kesklinna poole. Vaimustuses ei ole, aga loodan, et tööpäev tuleb pikk. Vaimustus ei ole sellest tööpäevast, aga loodan, et tuleb pikk. Nii, klientuur läheb seal, tegime väikse sõidu, tõesti väikse miinimumtasu, 2,80. 2,80 ja meil on probleem. Punane tuluke ja punane tuluke tähendab seda, et midagi on jama, aga selle jamaga me saame hakkama. See probleem on täiesti lihtsalt lahendatav. Näin, see jäägi jätame siia. Nii, ja see probleem on lahendatud. Väga. Nii, kell on 9 ja midagi erilist ei olegi, erilist ei toimigi. Ma arvan, põhiline hakkab ikkagi peale keskööd. Nii et praegu võib isegi väikse šaurma endale lubada. Jah, võib küll. Nii, kui rääkida nüüd natukene autos, siis no ma ei tea, mis siin ikka, kõik standardne kliima, mingi ekraan on, vihkan seda ekraani telefoniga, ta ühindub küll, aga kuradi heli jääb maha, ma ei tea, mis probleem sellel autol on. Siis selline käigukang. Räägime natukene siis kütuse kulust, et hetke seisuga on kütusekulu 5,6 ja põleb mootorituli. Teades, kui innukalt te suhtute sellesse, kui minul põleb mõni mootorituli, ma ei tea, kas te teistele taksojuhtidele ka midagi ütlete, siis võin öelda nii palju, et Margus vaatab kindlasti seda videot, saab üllatus, et ma tahan ära teha. Seal on kuskil mingi filter on umbes, seda peab hakkama tegema, see on kallis lõbu, aga ma ikkagi otsustasin, et ma tahan selle korda saada. Sest tänu sellele tulele, tänu selle filtrile seal tundub, et käigukast ka natukene jumpsib. Ma ei tea, kas käigukast jumpsib, aga auto teatud perioodil tõmbleb, nagu jääks hing kinni. Muud midagi ei olegi öelda, kütusekulu 5,6, see on väga, väga okei takso jaoks, leian mina. Nii et ma ei teagi, rohkem midagi ei olegi öelda. Läheme edasi sõidutama inimesi. Võt proovi aru saada, mis toimub. Kell saab kohe 10. Ma sõin küll šaurma ära, aga peale seda täiesti 0. Olukord on selline Uberis, aga mida ei ole? Tellimust ei ole. Mitte ühtegi tellimust. Ei tea. Kui see niimoodi jätkub, ega ma siin küll ei viitsi jääda. Et ma muidugi ootan 12.1 ära. Vaatan, mis seis siis on. Aga kui midagi ei muutu, ega jääb video lühikeseks. No nii, sõbrad, natukenegi läks lõbusamaks. No, täitsa masendav oli juba vedada neid kuni 5 euroseid otsi ja nüüd kaks laksu korraga andis ja üks oli siis pluss 4 eurot komfort 1,4 kilomeetrit. Üks hetk ma vaatan, kas mul õnnestub kohe näha hinda või ja raha eest tänud ja 1,4 kilomeetrit 7,28 ja nüüd järgmine ma ei tea, mis siin toimub.
kuidas need arvutused tehakse. Nii, oota. Nii, ma olen nüüd. Ma püüan nüüd meenutada, et kummalt poolt ma tulin. Kuhu ma üldse tulin? See on küll. Kurat küll, kummal. Ei, sinna poole. Nii, me peame paremale minema. See tuli meelde. Et vaadake, kus on nagu huvitav hinnavahe. Siin on 8 eurot hinnatõus. Plus 8. Ma panen teile pildi ka. Ja siin on plus 4 hinnatõus. Aga vahemaad on erinevad. Ma pole kunagi sellest matast aru saanud, kuidas see käib. Ja tõenäoliselt kunagi ei saa ka. Et aga mõnus on see, et on natuke, midagigi kuradi ägeda, midagigi näidata, mingigi tõus nagu rahas, et midagigi liigub kuskile. See on väga mõnus. Nii, aga kell läheb 12 ja me liigume tagasi kesklinna. Ma olen siin põhimõtteliselt laagrikandis. Ja 15 kilti 15 euro eest. Uber X. Tegelikult see ei ole üldse paha. Liigume kesklinna tagasi. Nii järjest, pakutakse ka siukseid tellimusi, aga ilmselgelt me seda vastu ei võta. Ja tegelikult on suht masendav. Masendav on Uberis praegu. Teen huvi pärast lihtsalt Bolti lahti. Pakub kogu aeg, aga neid asju ei saa sõita. Vaatame korraks Boltis. Kuidas Boltis lood on. No ega siin ka nagu midagi erilisemat ei ole. Ja vaat, Viru 33 ma võtta peale, ma praegu ei taha. Kuigi ma tean, et ma teen ära üks hetk. Et ei ole Boltis ka midagi erilist siin. Nii et võib rahulikult seda Uberit ka nühkida, vahet ei ole. Nii, jõudsime saare peale. Ei, päris tegelikult ei jõudnud saare peale. Tuleme Viimsi tagaotsas. Teeme siia inimese ära. Muidugi pikad sõidud ei ole üldse head Uberis. Peaks ainult lühikesi. Kuskilt oleks vaja ringi keerata. Vaat siin näiteks. Üks hetk ma ootan, niimoodi saab keerata. Ühesõnaga, pikad sõidud ei ole, aga ma tõesti ma ei vaadanud, kuhu, mida ma sõidan. Ja, mis ma veel tahan öelda seda, et kurat ei viitsi ju neid ka kogu aeg sõita, neid 3-4 eurosid. Nii, eesmärk on peaaegu täidetud. Mul oleks vaja 100 eurot täis saada. 100 eurot on vist, 100 eurot on peaaegu täis. Kell on 2.20 ja põhimõtteliselt võib nagu mõelda selle peale, et koju minna. Kui me võtame veel Wolti ka arvesse, siis on juba ammu 100 täis. Ütleme isegi 120 on täis. Nii et põhimõtteliselt võib minna koju, natuke magada. Mõtleme, vaatame. Hetkel jätsin ainult komfordi sisse, kui tulistab, siis teeme, kui ei tulista, siis ei tee. Ei tahaks väga kangesti väljast teha video ära. Lõpuvideo. Vaata, lähme siia peitu äkki. Siin on kuidagi parem. Ja, vaikuses äkki on kuulda. 3:30 hommikul on praegu. Sorry, mu sööngu pärast. 3:30 hommikul. Mul on täiesti valus. Täiesti kõik keha valutab. Mehed, kes teevad seda 12 tundi, ma ei kujuta ette, kuidas. Aga, mis seal ikka? Hetkel olen laagris ja ma lõpetan. Tulemused toon teile välja, nagu ikka. Saate vaadata. Mina ütlen niimoodi, et ma ei ole rahul, mis praegu toimus, aga peame arvestama, et kuu lõpp on. Ka tegelikult järgmine nädalavahetus on kuu lõpp, nii et ma ei oota midagi. Kõige suuremad panused on muidugi detsembri peale.
Loodame, et detsembris on päris ja aastavahetus muidugi, nii et paari video pärast me juba näeme aastavahetust. Sõbrad, seniks kõik, selline see video tuli, üks pikemaid vahetusi mul, nii et 9,5 tundi on päris korralik. Pool tundi paneme showrooma peale, nii et 9 tundi. Tänan, et olite minuga ja järgmise kohtumiseni.